Tartu linnas on jah, ikkagi kõige kõrgem keskmine vanus poliitikutel, mis on minu isiklikul hinnangul muret tekitav, sest just täpselt, kui me nüüd, kas sa tahad enne ära küsida või ma paugutan nii kaua, kui saab? Okay. Et minu jaoks nagu kõige suurem probleem on see, et mida vanem on poliitik, siis seda rohkem tema jaoks mängib rolli raha. Selles võtmes, et kui me tuleme tänase Tartu olukorra juurde, siis need inimesed või need poliitikud mängivad oma töökohtade peale, et nad peavad iga hinna eest saama koalitsiooni. Sest kui nad koalitsiooni ei saa, siis järelikult nad ei saa linnapeaks, abilinnapeaks, volikogu esimeheks ja. Rahakraanid kinni. Just, totaalselt. Ja kui nad jäävad lihtsalt volikogus jäävad opositsiooni, siis opositsioonist nende kuupalk tõenäoliselt jääbki sinna 500 eurot kuus. Et nad lihtsalt kaotavad enda sissetulekust, nad on terve oma elu seda teinud, nad on elu või mis iganes elupoliitikud on ju. Ja nende nagu päriselt nende elu nagu 100% sõltubki sellest ja neil ei ole aega oodata nagu on noortel. Et meie noored, meie teeme asja võib-olla südamega, vähemalt mina teen. Et ma teen südamega, mina võin oodata 4 aastat opositsioonis ja saada 500 eurot selle eest. Sest minu jaoks on aega. Minul ei ole kiiret mitte kuhugi. Et ma olen nõus sõdima täpselt nii, nagu ma olen seda teinud ja teen ka edaspidi, aga see vanem härrasmees või proua on ju, temal ei ole aega. Näiteks ma toon Tõnis Lukase, toon siinkohal, mida ma olen ka näiteks toonud, et ta on täna 63 aastat vana. 4 aasta pärast, kui on järgmised kohaliku omavalitsuse volikogu valimised, ta on 67, 6-7. Aga see on lihtsalt hea nali, mida teha alati. Kus see 6-7 tuli? Kas keegi on aru saada? Kus see 6-7 tuli? Aga see on alati hea nali lihtsalt, mida teha. Et lihtsalt neil lihtsalt ei ole enam aega. Ja. Aga milline see vanuse balanss siis peaks olema, et kas see töötaks, et nüüd kõik full vahetus ja noored tulevad peale või? Ei, ma ei arva, et see peaks olema niimoodi, et nüüd vanemaid inimesi ei tohi olla. Tohib küll ja peabki olema, sellepärast, et neil on seda elupagasit, nad oskavad õpetada, näidata, suunata, nad on väga vajalikud selles võtmes. Aga kui ma nüüd peaksin panema mingisuguse tasakaalu või mõtte, siis ma arvan, et see peaks olema pigem siuke 2/3 noored, 1/3 vanemad. Ja noored on ka nüüd, mida noor tähendab, on ju. Et noored ei tähenda, et nad on kõik 20. Noor inimene on ka 30-ndates. Sest ka tema on võimeline suhestuma veel 10 aastat noorematega. Aga vaata juba 40-aastasel juba võib tekkida raskusi, sellepärast, et tema ajal ei olnud internetti näiteks, kui tema oli noor. Tema ei saa aru, kuidas see nagu kuidas noored nii-öelda suhtlevad on. Kindlasti neid inimesi on, see ei tähenda, et neid ei oleks, aga lihtsalt kui me võtame nagu üldises võtmes on. Jüri Ratas on üks. Jüri Ratas aga ega Jüri Ratas ei tee ju seda kõike, mis ta teeb, ta ei tee üksi. Tal on inimesed, kes seda teevad, tal on võimalused selleks loodud ja ta väga intelligentselt kasutab selle ära. Ja kes teab, võib-olla tal ongi mingi nooruke hakkaja seal taga, kes tegelikult... ongi üks noor tütarlaps minu teada, aga ma nimesid asju ei tea. TikToki kommentaariumites arutavad noored, et kelle poolt nad siis valimistel hääletada tahavad ja paljud soovitused hõlmavad siis neid nii-öelda suunamudijatest või siis content creatoritest nagu sina, poliitikuid. Ja põhjenduseks on tihti kirjas siis midagi taolist, et ta videod on alati suht naljakad, eks ole, või something. Arusaadav. Et mingil määral siit kindlasti ilmnebki mingi haridussüsteemi nagu probleem ka, et noori ei halita võib-olla valimisteemadel ka piisavalt. Just, et ühiskonnatunnid on meil olemas ja ma arvan, et see ühiskonnatundide olemasolu on äärmiselt tähtis, aga seda peaks nagu laiendama või suurendama, siis et ainult sellest ei piisa, et see toimub 1 kord nädalas ja siis räägitakse üle üldisi asju. Et see peaks olema, seda tõenäoliselt peaks olema rohkem ja see peaks olema spetsiifilisem. Aga mis sa arvad nendest pealehakkajatest, noortest poliitikutest, et Tartus lõi laineid see Sandra Laur, et mis su arvamus on? No Sandra Lauriga mul on äärmiselt lihtne selles võtmes, et me nagu näeme võrdlemisi sarnaselt tulevikku või maailmapilti, kui ta iganes seda tahad seda panna. Aga samal ajal on ju veel, on Eesti 200, on Daniel, siis on sotsides on see
ma neid teisi ei tea lihtsalt üldse. Ma ei mäleta nüüd ka kohe peast ei tule. Ühesõnaga on ka ja kuskil oli vist veel keegi, kes oli ka noorem, et ma mäletan, et alla 30-aastaseid oli 5 tükki meil Tartu volikogus. Okay. Et aga see selleks, et mis on tegelikult ikkagi äge, ma nagu varasemalt ei mäleta, vähemalt eelmiste valimistega, et oleks nagu sellist noorte levelit kuidagi presentsilt olnud, eks järsku tuli see boom kuidagi, jah. Et selles suhtes väga äge ja ma arvan, et see on ainult positiivne ja ma arvan, et nüüd, kui ma ei saa nagu võtta seda kõike kreditit nagu enda peale, aga ma arvan, et ikkagi ma olen väga selgelt tekitanud olukorra, kus noored huvituvad rohkem, isegi kui nad on minu vastu. Jumal tänatud, las olla, las teevad. Et see vähemalt tekitab kõneainet ja see tekitab neil päriselt huvi, sest isegi kui ma ei meeldi neile, siis võib-olla nad tahavad ise tulla ja nad tahavad ise minuga väidelda, vaielda, mis iganes ja see aitab vähemalt kütab mingit nagu tuldeks olla alla noortele. Ühiskonnana see on ainult kasulik.